Minu nimi on Kristjan. Olen 2 lapse isa, lahutatud väikeettevõtja. Minu reisisaade tekkis elust enesest. Kui ma olin oma eluga keskeakriisis, suhtlesin ma elukogenud inimesega, kes küsis minu käest. Mis sul, Kristjan, on tegemata jäänud praeguses elus? Siis ma ütlesin, ma tahaks reisida teisel pool maakera ja võib-olla isegi teha nendest saateid. Mõeldud tehtud ja lendasin juba järgneval aastal 4 korda üksipäini teisel pool maakera. Ja see kõiki huvitas. Kuidas ma seal hakkama saan? Kuidas on võimalik üksipäini reisida? Samamoodi taksojuhid, kes viisid mind lennujaama. Nad ütlesid kõik kui ühest suust. Kui me ise seda ei näeks, siis me seda ei usuks. Sellest tulenevalt mõtlesingi selle aasta jaanuar, et mis me siin ikka eietame. Võtsin sõpradega ühendust ja lendasimegi teisele poole maakera. Meie reis koosneb rohkem Tai riigis. Siselendudeks läks meil umbes 4000 kilomeetrit. Reisisaade sisaldab kõike, mis on Tais, nii päevasel kui öisel ajal. See sisaldab seltskonnadaame, narkootikume, laevasõite, bambuuraftingut ja neid asju on veel väga palju, mis seal saates meil on. Nüüd tutvustan ma meie saate teist tegelast, kelleks on Indrek ja Indrek räägib siis endast ise. Minu nimi on Indrek, 2 lapse isa, lahutatud ja minu ametikoha nimetus on tehnoloog. Töötan tootmisettevõttes, mis toodab kilesid ja kilepakendeid ja põhiülesanne on luua müügitellimuste põhjal siis tootmistellimused. Ühesõnaga Indreku käe alt tulevad ka mahlapakid täpselt samamoodi. Kõik, mis toodetakse kilest või pakendamiseks on vaja. Teeme väga tihedat koostööd tootmisspetsialistidega, et parendada protsesse. Ja hiljem siis varnitakse need kilerullid siis klientidele, kus siis kliendid pakendavad siis oma tooted sinna sisse. Nüüd me räägiks Indrekuga teile ära natukene lühidalt oma teekonna, kuhu me läheme ja natukene, mida me seal ka koha peal teeme. Kõigepealt lendame 2300 kilomeetrit Šveitsi, Zürichi. Lend kestab 2 tundi. Zürich on Šveitsi suurim linn ja on maailma hinnaklassi kallima linna Singapuri järel teisel kohal. Zürichis viibime 14 tundi ja läheme linna peale lihtsalt aega surnuks lööma. Me ei saanud väga pikalt rongisõitu nautida, kui piletikontroll rongi astus. See meid kuidagi ärevaks ei teinud, sest piletid olid taskus ja jänest me ei sõitnud, kui piletikontrollile meie piletid ei sobinud. Zürichist lendame üle 10 000 kilomeetri Singapuri. Lend kestab 10 tundi. Singapur on linnriik Kagu-Aasias. Jääme lennujaama, kuna lennuni on vaid 4 tundi. Minuga asub seal vestlusesse inglane ja teeme väikese intervjuu. Where are you from? I don't understand you. England. What you work there? Singapurist edasi lendame 1800 kilomeetrit Bangkoki. Lend kestab alla 3 tunni. Bangkok on Tai pealinn. Hi Bangkok! Bangkokis peatume 2 päeva hotellis, mis asub Cushion Roundil. Olukord selline, et meil on kaameraga on väga kiire aeg. Me ei jõua tänavale minna. Vahad asjad ma unustasin koju, et soeng seisas, siis tõmbad siit laksti suhkruvee pähe. Cushion Round on tuntud kui peo- ja turismitänav. Why you sleep in the street? Cushion Roundil lahkudes sõidame taksoga 100 kilomeetrit paaditurule, mis võtab aega umbes 2 tundi. See asub Bangkoki äärelinnas. Paadisõit oli väga äge, isegi nii maruline, et isegi korra viskas kaamerad paigast ära. Paaditurult sõidame 3 tundi taksoga 200 kilomeetri kaugusele Pattayale. Pattayal naudime täiel rinnal oma 2 päeva. Pattaya on tuntud oma rohke seltskonnadaamide valikuga peatänaval, kui ka vabakutselistega ranna ääres. Seal intervjueerime neid. Ja nendest kõige lõpusam töö ei ole? Ei ole, jah. Pattayalt sõidame taksoga üle 2 tunni 150 kilomeetri kauguse Bangkoki rahvusvahelisse lennujaama. Bangkokist lendame 2 tundi 750 kilomeetri kaugusele Birma piiri lähedal asuvasse Chiang Mai linna. Chiang Mai on Bangkoki järel teisena suurim linn Tais. Linnal on rikkalik kultuuri- ja ajaloopärand, mis annab Chiang Maile erilise aura ja ilu.
seal nautleme 3 päeva ja rendime auto. Nüüd on asjad nii kaugel, pass on toodud, dokumendid on vormistatud, raha on üle antud. Ja nüüd siis oleks vaja need kangid peale panna. Nii, poliis on kohal. Meil pole täna mingit poliisi vaja, ära hakka meil jaurama siin. Tuli juba järgi. Chiang Maist lendame 750 kilomeetrit tagasi 3. korda samasse Bangkoki lennujaama, kus oleme varem juba 2 korda olnud. Pärast vahemaandumist lendame taas 750 kilomeetrit Krabi lennujaama. Lennud koos vahemaandumisega võtavad aega 5 tundi. Krabis veedame 3 ilusat päeva. See on lihtsalt lummav see vaade. Seda ei saa sõnadesse panna, seda peab ise kogema, ise tundma. Krabi on Lõuna-Tai kõige ilusam piirkond. Seal on lumivalge liivaga rannad ja rohelised palmisalud. Kristallselge veega ookean oma 1000 saarega. Läheme paadireisile, et kõike seda oma silmaga näha. Ujumas on käidud, meil on hea. Indrek snorgeldas ka veel, mina siiamaani nutan. Pisaraid jagub veel. Ikka on silmas, aga varsti saab äkki tilgad osta. Aga me oleme õnnelikud. Indrek räägib oma ratastooli jäämise loo. Mootorrattad, jah, eluaeg mul südamelähedased olnud. Minu jaoks kõige hullem moment oli see, kui ma siis taastusravist esimest korda koju tagasi sain. See oli minu jaoks ja lähedaste jaoks kõige keerulisem. Viimati, kui kodus käisid, sa kõndisid. Nüüd tuuakse koju, kõndida ei saa. Krabilt sõidame taksoga 150 kilomeetri kaugusele Khao Laki bambuuraftingule. Sõit kestab 3 tundi. Khao Lakis sõidame taksoga veel üle 3 tunni 200 kilomeetri kaugusele Patongi. Seal veedame 3 meeleolukat päeva. Patong on Phuketi saare pealine turismikuurort. Patongis olles kohtume laevaretkel merel ravitsejaga, kes lubab meid terveks ravida. Julgen karjada ka, muidu äkki võetab rohkem. Patongis sõidame taksoga 30 kilomeetri kaugusele Phuketi rahvusvahelisse lennujaama. Sealt lendame 800 kilomeetrit Bangkoki lennujaama, kuhu jõuame juba 4. korda. Lend kestab 2 tundi. Naudime pealinnas viimase ööpäeva ja hakkame tagasi lendama. See on ikka unistuste reis selles mõttes. Lendu alustame Bangkoki rahvusvahelisest lennujaamast, kus oleme oma reisi jooksul 5. korda. Kõigepealt lendame üle 1007 kilomeetri Hongkongi. Lend kestab alla 3 tunni. Hongkongist 4 tundi hiljem lendame 9200 kilomeetri kaugusele Frankfurti. Lend kestab 14 tundi. Frankfurdi lennujaamas veedame paar tundi ja lendame alla 2 tunni 1600 kilomeetri kaugusele Riiga. Ja kas jõuame plaanipäraselt Tallinna? Nüüd veedi kuskile pilti tegema. Ei tea, kus täpselt saab. Eks aeg näitab. Aga ikka elus. Mis siin ikka? Elu on seiklus. Saate rahastus puudus meil täielikult. Ei tahtnud seda võtta kuskilt sellise koha pealt, mille najal kannataks teised asjad, siis ma müüsin maha oma valge Mercedese. Mercedeseid ma tõin maale Saksamaalt müügi eesmärgil, lendasin näiteks siit Soomest Saksamaale, võtsin auto ja tulin autoga sõites Eestisse ja müüsin selle auto siin maha. Olen ka lennanud läbi Inglismaa koroona ajal ja jäin Inglismaale lõksu, kus enam ei tohtinud Saksamaale lennata. Inglismaal ei olnud ma üksi, vaid olin koos oma tütrega. Tütrel olid küll juba silmad märjad, kui mu õde meid kutsus koju, et tulge ära, las see auto jääb sinna, lase treileriga ära tuua. Ütlesin oma tütrele, ükski kesküle ei anna alla ennem, kui on lõpp. Ja sellele vaatamata, et meid kutsuti tagasi, võtsime hoopis uue lennupiletid ja lendasime Varssavisse. Varssavist läksime 4 rongiga Saksamaale. See oli siuke ekstreemsus, et meid tegelikult ei lubatud rongi peale, öeldi, et 24 tundi peab ette olema teavitatud, et sa tuled, sul tuleb erivaguun. Siis me tegime niimoodi, et ükskõik, kes oli kõrval, aitsid kiiresti kargud ja ratastooli peale visata, mina hüppasin püsti kiiresti rongi ja kõik käiski nagu vileväel. Ja 4 rongi sai läbitud, saime ikkagi järgmise päeva õhtuks Saksamaale välja. Ja sealt sõitsin taas autoga ise Saksamaalt Eestisse. Kuna meil oli siin natukene ka kriisi Eestimaal juba tunda, siis ühesõnaga kallite autode müük Eestis oli keeruline. Ja siis ma müüsin ta natukene turuhinnast allpoole maha ja selle rahaga siis katsin kõik need kulud, kaamerad,
piletid, elamised, kõik. Nii, nüüd me hakkame siis liikuma Tallinna lennujaamast oma suurele seiklusele. Teine kaaslane on natukene tagapool. Mina istun siin ja kohe varsti saab seiklus alata. Nii, nüüd me läheme siis Zürichis rongiga sõitma, sõidame linna. Piletid peame ülevalt võtma. Tundub, siin ei ole, jah. Sai ikka sooja sisse. Lähme. No teeme ära. Ikka jutuda saab. Ma ei kujuta ette, kuidas see asi käib, aga millega sa kinni hoiad? Ma ei tea, käega hoian kinni. Otsa raisk, mis mul juhtus? Oho, vägev. Ei, ma hoian ära selle, aga mul on rattad niimoodi, et täitsa äge värk. Ja. Ai, teeme ära. Parem muidugi spastiliselt tahab liikuda ära, aga... Ära ainult sellili kukku ja kukub ära, jalg kukub ära. Aga ma olen õnneks üleval. Ta kukub ära, pedaalile, jalg ülesse, ops, ja saime hakkama. Väga hea. Tehtud. Tehtud, jah. On nii või? Mina maksan ära, mina ei tea, kui valesti. Keda me teeme, siis vaeti ära. Ma lükkan selle siia sisse või? Jah. Nii. Palun oodake eesti keelest. Oho. Ja. Kuuega lähme Zürich HB-sse, lähme keskele. Vaatame, mis seal on ja kui seal ei ole ilus, siis lähme kuskile jõe kaldale, sõidame natuke sellega edasi ja lähme sinna kuskile sööma. Meil olid ostetud valed piletid, aga hind on põhimõtteliselt sama. Aga mees teeb meile trahvi 115 eurot. Ja kui me nagu tahame taga vaielda, siis ta ütleb meile seda, et ta teeb meid, ma ei tea, kui palju ütles, 250 ütleb teeb trahvi, kui me talle ei allu. Kuigi pileti hind on põhimõtteliselt sama, kui lihtsalt on vale võetud. Et no, kui te räägite, et Eestis kiusatakse, siis siin on natuke see nagu veel karmim see olukord. Ja trahvisumma ka kohe ikka päris korralik. Aga noh, midagi pole teha. Elu on seiklus ja seiklema peab. Natukene kiiremini need käetoed kui need jalad. Ja, aga sa ei pea nii kõvasti hoidma tegelikult. Sa ratastega toetad istme peale või selle astme peale ilusti. No saan aru, ma pole sõitnud niimoodi. Ja, ei, ma lihtsalt targutan natuke. Näe, korras. Tehtud. Eestis viiakse ära, aga mujal maailmas ongi niimoodi, inimesed on tänaval niimoodi magavad ja ei tehta välja. Väga palju on Saksamaal siukest asja. Et ärge pange tähele, kui nii on. Vahepeal nüüd siin sirutan siis siin Zürichi linnas, kuna kui ma liiga pikalt istun toolis, ei võta mu jalad alla. Et vahepeal peab sirutama, muidu ei ole võimalik mul karkudel siseneda lennukisse. Ja nüüd mõtleme, mis teha. Sööme kõhud täis ja lähme hoopis tagasi lennujaama, et saaks edasi Singapuri hakata lendama õhtu hilja. Et tehti trahvi 110 eurot, kuigi meie piletid ületasid hinda, mis oleks pidanud olema meie piletitel. Aga kuna olid valed piletid, siis tehti ikkagi trahvi. Ja kui mina tahtsin küsida, et ta seletaks mulle seda olukorda, siis põhimõtteliselt trahvi läks kurjaks. Ei tahtnud meile seda seletada. Ja mis siin ikka? Tuleb naeratusega edasi minna, väike kohvi, väike söök ja edasi soojale maale.
tõstuktreppidel sõitmine ehk eskalaatoriga sõitmine, kus on trepiastmed, mitte ei ole silepind, on minu jaoks esmakordne siin Šveitsis. Ja eks ma läksin nii liiga julgeks juba, kui nii palju üles-alla sai siin sõidetud lennujaama vahel ja linna vahel, et muutusin natuke hooletuks ja sellest tulenevalt tuli ka kukkumine. Aga ei ole hullu, tõstan ennast taas kätega tooli ja lähme aga rõõmsalt edasi. Nii nagu ikka, meil on ilusti ratastooliga, on alati saatjad olemas. Praegu on meil 2 tükki, meesterahvas on siin kõrval ja tagant tuleb, võtab veel kargud ja teised asjad saadab, et sellest suhtes ratastooliga reisimise puhul pole mitte mingisuguseid probleeme, et sind nagu kuskile jäetakse. Alati, kui sa küsid, sind viiakse punktist A punkti B, et üldse pole nagu küsimus. Ja iga kord vaatad, et sul oleks inimene otsas, lähedki käid sinna ära, kus kohta ta sind viib. Et sa saaksid minna järgmise lennu peale ja siis sealt sa jätad oma asjad sinna ja lähed, käid vahepeal sööd või ükskõik mida teed. Ja hetkel me oleme Singapuris. Lähme Singapuri lennu pealt, lähme me Bangkoki lennukile. Tulime siis eile Zürichist. Olime seal terve päeva ja Bangkokis siis katsume lähipäevidel minna paaditurule. Praegu siin siis registreeritakse meid, et me saaks edasi minna. Ratastooli omad tuleb alati kuskile ära fikseerida. Kuigi me tulime Zürichisse niimoodi, et meil ei olnudki isegi pandud märke. Yeah, thank you. Time to boarding, Yeah, someone will bring you. okay, yes. They will give you the boarding together, okay? Yes. Don't. Jutu jätkuks, kus pooleli jäi, siis Zürichis lendasime sidasse, ütles, et meil ei olnudki neid pandud märget, et me oleme ratastooliga. Siis lihtsalt ei lähe nii palju aega nende asjade ajamistega, et kui sa igal pool oled ratastoolis nagu kirja pandud, siis läheb palju aega selle peale. Saab ka ilma, aga lihtsalt siis on assistent kaasas. Aga on, jah, mine käi seal ära. Siis võiks korra käia. Me ootame siin ära rahulikult. Jah, poes. No tehti, märgistati ära meid vahepeal. Me pole sihukest asja näinud, et Indrekule tehti samamoodi. Et pannakse kleps peale, me pole sihukest asja näinud ja teine asi veel, mis oli nagu minu jaoks ka võõras veel, oli see, et pardingupassid võeti meil ära ja jäeti sinna invapunktisse, et kell 8 lähme sinna ja siis võtame alles, no saame sealt nagu pardakaardid. Et see oli minu jaoks ka nagu hämming. Aga reisida ei karda, reis on seiklus ja seiklema peab. Siin ei olegi midagi, siin on lihtsalt... Siin on mingi... Lihtsalt me mõtlesime, et tornado väljas, aga ja. Saime jälle, aga vähemalt kena. jube soe. You're making a film for just travel. Traveling, wheelchair man traveling in Thai. Okay. Well, I hope it goes well. Yeah, everything. People is good. They're nice. Yeah. Where are you from? I don't stand you. England. England. You live in Vichy 6 months. Yeah. What you work there? I do conservation work. Marine conservation. Diving. Oh, yes. It's very good. Anyway, I better go because I need to catch my connection. Nice to see you. Yeah, okay. Noodi siis tavaliselt ongi, et kui tavaliselt ma reisin üksinda, nagu praegu olen Indrekust eraldi, siis alati tulevad välismaalased juurde, küsivad, et kus sa lähed, mis sa teed ja lihtsalt on hästi sõbralikud ja niimoodi mul meeldibki üksinda tavaliselt reisida, et alati inimesed on hästi sõbralikud. Nagu see oli praegu Inglismaalt meesterahvas, kes tegeleb Hitchil sukeldumisega 6 kuud juba. Tuli lihtsalt ja juttu ja lihtsalt tahtis teada ja kuidas elu on ratastoolis ja niimoodi on väga paljudega, et ei tasu karta neid inimesi, kes tulevad nagu avalikus kohas ligi. Kui rahvas on juures, siis suhelge nendega, karta ei ole mitte midagi. See ainult harib sind ise ennast. No, everything's okay. Little bit time. I step. Everything is okay.
Yes, yes, yes. Everything's okay. I don't know Thank you. what the seat was. Nats kitsas on, aga küll me ta kuidagi ära käime. Nats palju väriseb, aga liigutama peab keha läbi, see ongi nagu siis trenn, et muidu nagu ei võta jalgu üldse alla, et kui sa päev läbi istud, siis ära loodagi, et läheb kuskilt osad paremaks, et kui sa nagu ennast läbi ei liiguta, siis see viimanegi liikumine kaob ära ja hästi kiiresti. See on mingi 3-4 päeva ja siis ongi liikumine põhimõtteliselt läinud, kui sa trenni ei tee. See ongi minu jaoks nagu trenn siin. See paistab küll välja natukene liiga ekstreemne, aga mina olen sellega harjunud ja minu jaoks on see täitsa normaalne. Siit tulenevalt sooviksin teile ära rääkida oma loo, kuidas ma üldse ratastooli jäin. Minu siuke väike loo sissejuhatus on ratastooli jäämisel 2011 aasta 1. jaanuar, Happy New Year ühesõnaga. 2011 1. jaanuar. Tulime tähistama uut aastat Pärnusse, võtsime Pärnu hotelli toa. Pidasime piduliku söögi ja läksime seda tähistama ööklubisse Sugar. Mina tulin sealt üksipäini ära hotelli ja segastel asjaoludel kukkusin ma 6. korruselt alla. Olen uue aasta arstlike paberite järgi kõrgemal kuni 4. korrus kukkunud. Kuigi ise ööbisin 6. korrusel. 4. korrusel sellepärast, et kes tunnistusi andis välismaalane oli 4. korrusel ja ütles, et temast kõrgemalt korruselt tuli ta alla, aga ta ei tea, millisest korrusest. Ja tänaseks me ei tea seda välismaalast, kuna ta ei ela Eestis. Siin Pärnu haiglas ma viibisin umbes 10 tundi. Ja jäin elama, siis tänu sellele viidi mind kopteriga 10 tundi hiljem siit Mustamäe haiglasse. Kopteriga jõudsin Mustamäe haiglasse järgmine päev 13.58. 11 päeva olin põhimõtteliselt, ei andnud adekvaatseid vastuseid ega mitte midagi, siis kui arstid algselt rääkisid, et see on normaalne, siis lõpuks arvati, et ma ei tulegi enam mõistuse juurde tagasi. Aga 12. päeval juhtus ime, mul oli südameart oli katki ja see paranes iseeneslikult. Et 12. päeval sain ma minna alles operatsioonile oma seisus, kuna mul oli südameort katki ja kopsud sees. Oleks võinud südameordi tellida välismaalt uue, aga kopsud ei oleks operatsiooni läbi vastu pidanud. Siis toimus imeline muutus, hakkasin järsku paranema. Südameort paranes iseenesest, on tänase päevani, on ta mul vahetamata, kuigi räägitakse, et peaks olema 40. eluaastaks kindlasti vahetatud. Siis täna on mul see sama ort ja ta on kasvanud siin millimeeter või 2 või. Ma täpselt ei tea selles suhtes. Kõndima hakkasin ma esimesi samme alles 5 aastat hiljem. Püsti seismist proovisin ma esimest korda 2 aastat hiljem ja seda proovisin ka salaja. Kuna ma ei jõudnud enam oodata, ma tegin meeletut trenni, olin tasulistes trennides ja kannatus sai otsa. Ja proovisin kodus salaja põlvelukku. Põlvelukk tähendab seda, et kas sa seisad ilma millegi vastu toetamata oma jala peal püsti. Siis kodus proovisin, seisin võib-olla 2 sekundit. Läksin siis füsioterapeudi juurde mornilt ja ütlesin, et põlvelukk ei pea, et ma ei kannata, ma proovisin kodus võib-olla 2 sekundit. Ütles, et tegelikult ka hoidis või. Tegelikult see 2 sekundit on juba nii suur tulemus, mis on treenitav. Ja pärast seda hakkasime treenima. Tegin kogu aeg jõuliselt trenni ja 5 aasta pärast võib-olla tegingi võib-olla siin 5-10 kargusammu võib-olla. Puhtalt kargult, tartkepiga võib-olla käisin natuke varem juba. Treenisin ennast nii heaks, kuni hakkasin käima 500 meetrit umbes, oli mu maksimum. Ja siis mul jäi seljanärv kinni. Ühesõnaga oli viga seljanärvis. Seda viga ei leitud, kuna kõik rääkisid, et see on peast tulev valu, mis sul seljas on, kuni üks päev jäin liikumatuks. Ja siis läksin magnetomograafi, leiti see viga ülesse
arst süstis mind selgroogu ja sain sellest lahti, hakkasin jälle jõuliselt taastuma. Jõudsin samale tasemele tagasi, aga juhtus veel teine õnnetus. Kahjuks on inimene surma saanud. Järgmises saates räägin ma ära oma õnnetuse teise loo. Algselt ei julgenud keegi mind autost välja võtta, kuna mul on südameordi rebend. Kokkupõrge toimus siit mõne meetri kaugusel minu selja taga. Jõuame oma reisiga Bangkoki. Nüüd alles seiklus pihta hakkab. Nüüd alles tuleb soojus, rõõm ja sära. Juhuu! Tutvume Kasan Roundiga, vaatame seda ööelu ja Indreku palvel võtta viimast. Läheme pimedatele kõrvaltänavatele ja kangialustele otsima ekstreemsusi. Külastame Bangkoki paaditurgu. Paadisõit oli väga äge, isegi nii maruline, et isegi korra viskas kaamerad paigast ära. Ja alustame sõitu Pattayale. Nüüd olemegi jõudnud lõpuks Pattayale. 3,5 tundi läks jälle nagu nipsuga. Jätkame asjadega, mis tunduvad ratastoolis võimatud, et nautida oma elu täiel rinnal.